Milline jõgi on ilus jõgi? Kas oluline on see, mis meeldib meile, inimestele või hoopis teistele loomadele, taimedele, seentele ja mikroorganismidele, kelle jaoks on jõgi ainukeseks elupaigaks ja kelle edasikestmine sõltub selle jõe tervisest? Jõed on Eesti maastike kõige muutuvamad osad. Suurvete ja põudude rütmis viivad nad endaga kaasa nii vett, toitainet kui ka seteid ja nende pidevalt muutuvad sängid ja lammid on elupaigaks väga paljudele elukatele. Eks inimesel on ka meeldinud alati jõgede ääres toimetada. Viimase paarisaja aasta jooksul oleme küll järjest rohkem hakanud jõgede kulgu just endale meelepärasemaks muutma. Olgu siis vesiveski, käimaajamiseks, palgi parvetamiseks või hoopis maa kuivendamiseks. Nii on erinevatel aegadel pea kõik Eesti jõed ja ojad kas siis süvendatud, paisutatud või õgvendatud või muul moel nende kulgu muudetud. Inimese mõjutatud veekogusid iseloomustab elupaiga elementide puudus. Korrastamise käigus tõstetakse veest välja sinna kukkunud puutüved, kaldalt eemaldatakse taimestik, sängist tõstetakse kõrvale isegi kivid. Seega eemaldatakse seal kõik, mis loob elupaiku ja mis ise on ka seesama elupaik. Veekogud korrastatakse tühjaks toruks. Seega on täiesti loogiline, et elustik sealt kaob. Meie märkame tavaliselt esimesena kalade kadumist, aga protsess ise on alanud palju kaugemalt. On kadunud kalade toiduobjektid ja nende toiduobjektid ja see maastik on muutunud märjaks kõrbeks. Üheks signaaliks taolisest protsessist on ebapärlikarp ja tema olukorra halvenemine peaaegu kõikjal Euroopas. Pärlikarbi populatsiooni taastamine ja toetamine on päris suur väljakutse just selle keerukuse ja läbipõimituse tõttu. Karbi elu algab parasiidina lõhe või forelli lõpustel ja jätkub jõe põhjakruusas üsna mitmeaastase põhja kaevunud vastsena. Pinnale tõusevad nad kuskil 5-7 aastaselt ja jätkavad filtreerijana, aga suguküpsuse saavutavad alles 20-aastaselt, mis on üsna sarnane inimesele. Karpide eluiga siin Euroopa põhjapoolsetes populatsioonides ulatub üle 200 aasta. Noorte karpide elulootus selles jões hetkel on üsna väike ja kindlasti ei jätku nendest üksikutest, kes täiskasvanud karpideks saavad selleks, et liik kestma jääks. Arvame, et peamised põhjused on peensete suur kogusvoolusängis, mis rikub looduslikku elupaika ja üldine veehulga vähenemine maastikus, eriti kuivaperioodil, mõlemad siis kuivendussüsteemide kaudsed mõjud. Kliimamuutuse tingimustes on meil kõige rohkem muutunud just suurvete dünaamika. Lund ei kogune lihtsalt nii palju ja kevadeti on suurvett vähem. Aga see toob omakorda kaasa jõesängi peeneteralise sette kuhjumise, mis muidu oleks suurveega kas tõstetud lammi peale või viidud merre. Ja teisalt me teame, et meil on järjest sagenenud ka põuaperioodid. Järjest hüplikuva veerežiimi tingimustes ongi hästi oluline, et algla ja jõe seisund oleks hea, et kuskil jääks sobilik elupaika siin elavatel liikidele. Populatsiooni koosseis näitab, et kirjeldatud muutustele on tundlikud just eelkõige noorjärgud ja seetõttu me keskendumegi oma tegevustes põhiliselt nende toetamisele ja aitamisele. Oleme palju õppinud Euroopa ja eelkõige Tšehhi kolleegidelt ja tänu nende pikaajalisele kogemusele on põlulas alanud karbikasvatus kulgenud üsna sujuvalt. Igal kevadel püüame elektripüügiga jõest pärlikarpidega nakatunud forelle, toome nad RMK Põlula kalakasvandusse, kus siis parasiteerivad vastsed kalalõpustel küpsevad ja nendest arenenud noored ja väga pisikesed pärlikarbid vette pudenevad. Kogume need pudenenud karbid kokku
toidame ja hooldame neid. Väikesed karbid on väga liikuvad, sest nad toituvad oma jala abil ja toidu otsimine on aktiivne protsess. Umbes millimeetristena hakkavad nad alles filtreerijateks. Aga juba varem, kui karbid on umbes 0,5 millimeetrit suured, kolime nad tegelikult kasvatusplaadi pesadesse või isegi suurematesse võrgust külgedega puust kastidesse ja viime tagasi kodujõkke. Edasi me hoiame neid küll jões, aga justkui poollooduslikes tingimustes ja aeg-ajalt vaatame ja kontrollime, kuidas nendel läheb. Ja kui need väiksed pärlikarbid on nüüd kasvanud piisavalt suureks, siis vabastame nad jõe parimatesse lõikudesse. Isendite taasasustamisest ja turgutamisest ei ole pikaajaliselt suurt kasu, kui me viime nad tagasi neile ebamugavatesse oludesse. Ainuke jätkusuutlik lahendus liikide populatsioonide säilitamiseks on parandada nende elupaiga kvaliteeti ja leevendada välismõjusid, mis elupaiku kahjustavad. Ebapärlikarbi elupaikade taastamistööd jagunevad 2. Otseselt jões tehtavad tööd ja valgala loodusliku veerežiimi parandamine. Elupaiga elementide puudust leevendame jõkke paigutatud voolusuunajatega, mis muuhulgas soodustavad karpide elupaiku ummistavate põhjasetete ümberpaigutamist. Takistustest tingitud erinevad voolukiirused tekitavad muidu üksluisesse liivasesse jõepõhja sügavamaid ja madalamaid kohti, tekivad uued varje- ja elupaigad ning kruusasemad ja hapnikurikkamad kohad. Kaudsemat mõju jõeliste elupaikade seisundile avaldab valgalale jäävate märgalade taastamine, mis reeglina tähendab sealsete kuivenduskraavide sulgemist. See aitab ühtlustada aastaajalisi vooluhulkasid ja takistab setete kiiret liikumist jõesängi. Meie jõgede valgaladel on palju mõttetuid kraave, millest inimesel erilist kasu pole. Jõeäärsetele elupaikadele ja jõele tekitavad nad aga hoopis kahju, sest viivad vee maastikust liiga kiiresti ära. Pärast vihmasadusid tekivad äkilised tulvaveed, aga põuastel aegadel äärmuslikud madalveed. Selliseid äärmusi püüamegi oma töödega leevendada. Niivõrd muutlikus ja õrnas keskkonnas tööde tegemisel tuleb patsiendi ehk siis jõe seisundit üsna tähelepanelikult jälgida. Sellepärast teebki Tartu Ülikool projekti raames siin mitmeid erinevaid seireid. Jõgedes on kõige liigutajaks ikkagi vesi ja nii me panemegi suurt rõhku just jõe vooluhulkade, veetasemete ja ka keemilise koostise seirele. Selleks me kasutame nii automaatseirejaasid, mis reaalajas edastavad meile infot jõe kohta, kui ka siis igakuiseid käike jõe äärde, kus me siis laiemalt vaatame näiteks vooluhulkade muutumist. Elustiku seisukohalt on hästi oluline just see peeneräline sete ja selle jälgimiseks me kasutame siis erinevaid setelõkse ja setepüüdureid, et aru saada, kuidas sete liigub ja kui palju teda üldse siin on. Ja see on ka oluline osa nende tööde tulemuste jälgimisel, et kui tulemuslikud on näiteks sete püüdmises on. Võib-olla uuenduslikum osa on meil just lendavate droonide kasutamine. Me kasutame nii tavakaameraid jõe seisundi jälgimiseks kui ka näiteks termokaameraid allikate otsimiseks. Ja lisaks veel on meil lidarskännerid või laserskännerid just ümbritseva puistu seisundi jälgimiseks, kus puud surevad, kus tekib lamapuituga näiteks sängides. Ja lisaks siis väga täpselt vaadata, kuidas säng muutub selle suurvete mõjul näiteks. Lisaks seirame me karbi vaheperemeheks olevate kalade käekäiku. Lõhilased on ka üldiselt väga hea indikaator jõe seisundeks. Tema arvukuse jälgimiseks me kasutame siis kontrollpüüke üle terve jõe 2 korda aastas. Kui mõelda sellele, mis seis võiks olla siin 200 aasta pärast, ehk siis, kui meie hoolealused on jõudnud oma elu ja lõpuperioodi. Eks me loodame, et me tegime asju õigesti ja jõgi on karpe täis. Loodan, et 200 aasta pärast ei ole Pudisoo jõel ega mujal tarvis teha taastamise turgutustöid. Ökosüsteem on hakanud taastuma nii, et liikidel on võimalik ise ilma inimesepoolse sekkumiseta hakkama saada. Paarisaja aasta jooksul ootavad meid ees kindlasti suured muutused rannikutel, ka jõe suudmetest, seda ennekõike meretaseme tõusu tõttu.
Teisalt ma loodan, et siin tehtud tööd muudavad Pudisoo jõe seisundit paremaks ja ehk on meil selleks ajaks jälle Eestis mitu ebaparli karbijõge.